Tänään mängime eesti keele mängu ja mulla on vaja ära arvata, mitä need eesti keele väljendid tähendavad. Meil täna on eesti keele õpetaja Tuulikene. Väga älevil ja... Tänään võtan minä ohjat enda kätte. Kas me oleme juba alustanud või? Jah, just alustasime. Pass. See on nagu hiina keel. Seda ma tean. See on nii lihtne, kui ma õpin eesti keelt ja siis mulle tundub, et äppikene eesti keel on nagu hiina keel. See on õige või? Jah, on õige. Tubli! Aga minu meelest hiina keel on rohkem lihtne kui eesti keel. Kas sa oled nõus? Ma olen nõus. See on nagu tuumafüüsika. Mis on tuuma? Oh my god. Ma ei mõelnud selle nii palju. Füüsikateaduse üks osa on tuumafüüsika teadus. Oota, aga see on nagu hiina keel või? Jah. Tubli! Ma olen väga tubli. Kivikotti. Kivi on väga raske, eks ju, aga kui sa kannad nagu kott, aga nagu kivist, täis kivi, tähendab, et sul on südames väga raske. See on vastupidine. Sa soovid kivikotti ehk midagi nagu rasket, aga tegelikult me mõtleme positiivset. See tegelikult on väga optimistlik tähendus. Siis on nagu jõudu või? Jõudu ja edu. Aga miks on kivikotti? Ta on nii raske. Naelkummi. Nael nagu see, mida sa lööd, on ju haamriga. Nael. Ja kumm nagu autoratas, autokumm. Ja sa lööd nagu selle naelkummi autosse. Kas see ka tähendab jõudu või? Head reisi. Head reisi? Jah. Natukene nagu videole, et kui keegi läheb leisile ja siis sa ütlesid talle, et naela kummi. Mis veel on? Teil on vastupidi huumor. Okas kurku. Pass. Okas kurku. Siis sinu kurk ta valutab. Siis see tähendab, et kui ta valutab, siis see tähendab, et sul on haige. No, Midagi on väga raske öelda. Ma armastan sind. Neid väga nagu... See on nagu kivikotti ja naelkummi. Kui tubli ma olen? 4-5. 4-5? Ma olen väga tubli. Ainult ästalased teavad neid. Me ei ütle lihtsalt jõudu, me ütleme naelkummi, okas kurku ja kivikotti. Kui te tahate rohkem keelemängu sisu näha, siis anna meile teada. Ciao! Pane like ja follow ja... Influencer!